Taastava õiguse praktikaid on väga erinevaid. Kõige sagedamini kasutust on leidnud konfliktivahendus ja lepitusmenetlus. Selliste raskete, tundlike juhtumite puhul on kasutatav ka taastav kohtumine. Lastemaja on seksuaalselt väärkoheldud ja kahjustava seksuaalkäitumisega lastele mõeldud teenus. Osad juhtumid on äärmiselt keerulised ja nende puhul jääb nagu minust endast, et ohvrit aidata väheseks. Ja sellistes olukordades olekski väga vajalik kaasata teatud mõttes meeskonda. Taastav kohtumine ei pruugi olla ühine kohtumine, vaid kannatanu ja toimepanija vahel. See võib olla ka kohtumine kannatanu ja mõne pereliikme vahel, kes võib-olla on kuidagi pisendanud või kahtluse alla seadnud seda, mis juhtunud on. Ma olen juba näinud, kuidas tavaline õigussüsteem võib pikaajalisi arme jätta inimestesse lihtsalt, kuna see ei ole kõige parem, et tegeleda eriti selliste tundlikute teemadega. Ma sain aru, et taastav kohtumine võiks olla hea Lastemaja juhtumite puhul, kui lapsed hakkasid ise küsima küsimusi, millele meie vastata ei osanud. Miks just mina? Miks see juhtus? Kas ma olen süüdi? Kuidas edasi? Millised on need kokkulepped, näiteks kui on ühine tutvusringkond? Need küsimused on kõik teraapiaruumis üleval. Mul hakkas kujunema arusaam, et see tegelikult võiks olla minule ja teisele osapoolele loodetavasti ka asi, mis neid aitaks sellest üle saada, sest nemad said ka sellest haiget. Taastav õigus annab võimaluse ka väärkohtlejale endale paraneda, ühiskonda integreeruda ja kui ta on tõeliselt aru saanud sellest, mida ta on toime pannud ja kui ta tunneb kahetsust ja ta soovib seda väljendada ka ohvrile ja ohver on selleks valmis ka temale endale, ta annab tagasi mõnes mõttes ta enda elu. Väga tihti on need Lastemaja juhtumitega selline olukord, kus toimepanija, kas see on siis isa, vanaisa, kasuisa, jääb sellesse perre edasi elama. Tihti on niimoodi, et laps teab, mis on temaga tehtud. Toimepanija on oma karistuse ära kandnud ja ta tuleb tagasi perre. Ja sellest loost ei räägita, aga lapsel on küsimused. Ja taastav kohtumine annab hea võimaluse erinevatel osapooltel istuda ümber laua ja juhtumust rääkida, sellest, mida keegi tundis ja ka sellest, kuidas edasi minna. See oli kindlasti hea idee. Ma ei vihka teist osapoolt, et ega ma nendega sõpradeks väga ka ei saanud, aga seest mul seda viha ja kurbust, mis selle terve asjaga on, see lahtus suurem osalt. Et see on ikkagi seal, aga suurem osas on sellest lahti saanud ning mul on hea tunne selle pärast. Et me saame tegelikult väljendada midagi, mida me oleme võib-olla oma mõtetes korduvalt tahtnud öelda sellele, kes on see väärteo toimepanija. Lõppkokkuvõttes see oli taastav. See aitas mul sellest lahti lasta ja enda eluga edasi minna. Ja see jälg läheb, iga järgmise aastaga läheb aina väiksemaks ning üks päev, eks on võimalik, et ma sellest palju enam midagi ei mäleta. See oleks päris tore.